tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele, mina olen Eeva Roos. käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Pirk Rohelend. tere, Pirk! Sul on hästi kihvt nimi, kust see tuli? No eks see on seotud minu armastusega Astrid Lindgreni vastu ja mõnikord ma isegi üllatun, et kuidagi seda kõike ei tea, et loomulikult Pirk Porkapoeg on ju keskne tegelane Ronja, Ronja kõrval, et kui ma olin noorem, siis ja üldse ma arvan, palju mu kirjandust on seotud sellega, et Kalle Blomqvist ja Lindgreni looming väga kõnetas ja inspireeris. ja, ja ma arvan, sellises nagu vanuses, kus ma juba hakkasin esimesi vorme kirjutama teismelisena, oli see kuidagi eriti elus mu peas ja mul olid lühikesed oranžid juuksed, et mul oli see oranž kiiver ja ega ma siis päriselt võib-olla ja ma siiamaani nii-öelda võib-olla ei olegi sellist nii-öelda korralikuks tüdrukuks või naiseks olemist omaks võtnud, et tundub palju minulikum olla Pirk ja mul on tegelikult tuttavaid, kes tunnevadki mind selle nimega ja näiteks Ain Mäeots on üks nendest, kes ütleb, et ma tean küll, et sul on mingi muu nimi, aga anna andeks, et sa oled minu jaoks alati Pirk. sa juba natuke vastasid ka, ma tahtsin järgmiseks küsida, et või ma küsingi järgmiseks, et kas kirjutamine kohe algusest peale oli mingi selline asi, mida sa juba lapsena teadsid, et see on see, mida sa hakkad tegema, see on see, mida sa teed, või see kuidagi tekkis aja jooksul? Ma arvan, et mingil määral on see tõesti sisse sündinud ja see ei olnud noorena ainult kirjutamine, vaid et ka muusikat tegin ja luuletasin ja joonistasin ja mõtlesin moekunsti peale, et kuidagi selline jah, ma alati, minu käest küsitakse seda küsimust, et ma ei tea, et kust ideed tulevad. lihtsalt tulevad, nagu ärkad hommikul üles, pea on täis, kõigepealt on vaja kirja panna kõik see, mis on öö jooksul sinna tekkinud. Mõnikord mingisugusel suvalisel hetkel lähed hambaid pesema, kaks tegelast peas hakkavad vaidlema, noh, kuulad seda dialoogi, mõtled, okei, päris hea dialoog. Otsid seda pastakat ja paberilehte siis kiiresti, et see kirja panna, aga ma arvan jah, et selline, et ma ei ole kunagi nagu otsinud kunsti, et ikkagi see kunst on mind nagu jälitanud, võin võib-olla niipidi sellele vastata. Kuidas su lood tekivad, et noh, kas sul on niimoodi, et tegelased on kõigepealt või see loo idee on kõigepealt või on erinev? et ma tean, näiteks Stephen King ütles, et tema see lemmikmeetod on see, et ta mõtleb välja head tegelased, paneb nad olukorda ja siis see, mida kirjanik teeb, on incident report. et kas sul on samamoodi? hea kirjeldus, et võib juhtuda kõiki pidi. Viimasel ajal ma isegi rohkem olengi hakanud nii-öelda oma unenägusid tõsiselt võtma, et kuna ma tõesti reeglina näengi ööd läbi süžeid unes, täna öösel jälle tapsin zombisid, et see on mingi viimase aja lemmikmotiiv, et ju siis peab kunagi nendest zombide tapmisest kirjutama hakkama. aga, aga jah, et enne kui tegelikult saab mingi teose kallale minna ja see oli erinev, kui ma olin noorem ja kui ma olin noorem, ma arvan, ma olin vabam, et ma kirjutasingi ja nii nagu ma tahtsin ja vanemana ma kirjutan nagu Stephen King, et pärast seda, kui mul mingi originaalidee või nii-öelda motiiv on olemas, et siis ma näen kurja vaeva, et see ansambel inimestest kokku panna, et mis nende isiksuse omadused on ja kuidas nad siis omavahel tülli ajada. aga sinu selles mõttes looming on noh, maru lai, et ma oleks pidanud sind tutvustama mitte ainult kui kirjanikku, vaid ka kui stsenaristi, et sa tegelikult oled vist peaaegu kõikides žanrites midagi proovinud. ajaloolist romaani ei hakanud silma, aga kõike muud nagu oli peaaegu. jah, ma alustasin noorsooromaanidega, aga päris kiiresti siis kuidagi tulid ellu need pakkumised, et kas sa ei tahaks kirjutada ka stsenaariumi. ja tegelikult mu esimene stsenaarium ongi ju Vasaku jala reede. et sellest ajast peale ongi nad kaks asja kuidagi jooksnud paralleelselt ja mõnikord ma nagu tunnen, et ikkagi stsenaarium on lihtsam kirjutada, et sellel on tempo on kõrge ja asjad lähevad kiiresti edasi ja olen rahutu inimene ise. et sellist aeglast romaani on palju keerulisem kirjutada. aga tegelikult palju suurem võib-olla vahe stsenaariumi ja romaani vahel on see, et igast asjast ei saa teha filmi ja võib-olla ka vastupidi, et filmis on võimalik mingisuguseid asju selle atmosfääriga hästi palju edasi anda, mida tegelikult noh, iga lugeja oma peas koostab nagu seda osa, mida režissöör teeb.
et see ei pruugi olla nii lihtne ja noh, mulle meeldib näiteks ütleme Sõrmuste isand, kus nii-öelda, kes on filmi vaadanud, on ju teab, et kuidas need Sam ja Frodo lähevad üle selle soo ja kuidas see kõik välja näeb ja kui õõvastav ja hirmus ja huvitav see kõik on. aga raamatus on üsna napilt öeldud, et Sam ja Frodo läksid üle soo ja mida iganes sa siis ise oskad parasjagu välja mõelda, seda sa näed, aga nii-öelda selles asjas režissöör on tohutult suurema maailma üles ehitanud, kui raamat nagu seda võib-olla tegi. ja teine asi, millest ma olen mõelnud, on see, et ütleme, romaan on selline väga isiklik, eriti minu meelest tänapäeval armastatakse väga seda mina vormi, et peategelane räägib, mida ta teeb ja mida ta mõtleb ja näiteks üks üsna võimatu teos ekraniseerimiseks huvitaval kombel on minu meelest Dostojevski Kuritöö ja karistus, kus kuna see maailm koosneb nii suures osas Raskolnikovi nagu sisemusest, et siis ta lihtsalt ei, noh, ta ei tule välja niimoodi, et väga palju on üritatud. Isegi ma ütleks, et jah, viimati ju Sarnet tegi Idiooti Dostojevski põhjal ja samamoodi kuidagi vaatad ja midagi on nagu kaotsi läinud, et raamat on suurem, raamatus on nagu enamat, aga mingeid asju jah, ei saa ekraniseerida ja seetõttu jah, filmidel on sellised huvitavat moodi piirangud ja võimalused, teistsugused lihtsalt. ma just korraks kommenteerin seda Dostojevski asja, et ma just olen mõelnud, ma olen ka ekraniseeringuid näinud, et minu sellised kaks head nagu võrdlust, mis hästi töötavad, võib-olla see on lihtsalt niisugune lihtsustatud üldistus, aga et mulle tundub, et ma ei tea, suurte rahvuste puhul on see rahvus tuleb sealt kuidagi niimoodi esile, et ma olen näinud inglaste tehtud Kuritööd ja karistust, mis oli selline klassikaline BBC film, liiga ilus, liiga korralik, liiga hea. ja see venelaste Sherlock Holmes, mis oli nõukogude ajal, noh, ta on, aga ta ei ole. Et noh, nad olid küll püüdnud, aga kumbki ei taba seda asja, et kas sul on nagu ka see tunne, et no ma ei tea, eestlased on vist head kohanejad, sinu asju vist saab teha igal pool. Et ei ole seda probleemi, et sa oled liiga eestlane, et ei saaks teha sinu tekstidest midagi. mul on võib-olla vastupidine probleem, et kuidagi, et just nimelt ma ei ole piisavalt eestlane mis on mu enda jaoks alati kummaline, sest et ma olen väga Eesti-keskne inimene ja nii-öelda, kuna ma eriti ei ole armastanud reisida kunagi, et siis tõesti noh, ma olen terve selle elu siin Eestis ära elanud ja see on hästi veider, kui öeldakse, et ei ole eestlaslik, et kus siis see, millise nurga taga see Eesti siis peidus on või millest ma ei ole osa saanud, et ma ju ometi olen kogu aeg siin. aga ma olen siin hiljuti isegi hakanud nagu rohkem võib-olla seda nagu mõtestama enda jaoks, et tegelikult Eestis ikkagi on päris suured need põlvkondade vahed ja mina sattusin ikkagi sellesse põlvkonda, et kui ma olin juba, ma ei tea, kaheksa aastane, päris pisikene, siis tuli mu ellu see välismaa televisioon. ja tegelikult nii-öelda, et ma ei erinegi nii palju nendest tänapäeva noortest võib-olla, kes on Youtube'i, TikTokiga üles kasvanud, sest ka mina kasvasin üles sellises nii-öelda rahvusvahelises kultuuriruumis, mis sest, et ma füüsiliselt, eks ole, asusin Eestimaa pinnal, aga mingitest sellistest asjadest võib-olla, et noh, et ma võin öelda, et mul õde ja vend, kes on minust vanemad, et nemad oskavad väga palju tsiteerida neid Eesti filme ja nii-öelda on vaadanud, kuidagi mäletavad neid multifilme ja kõike seda ja ma nagu poleks kunagi näinud, et ma tõesti see klassika on kuidagi, ma ei tea, ei ole nagu minuni jõudnud ja noh, oma lastega rääkides muidugi on võimalik aru saada, et nendel on veel palju rohkem seda rahvusvahelist kultuuriruumi ja veel palju vähem seda Eesti oma, et tegelikult ma olen isegi mõelnud, et pensionile lähen, siis me kõik hakkame koos vaatama vanu Eesti multikaid ja filme. Et jah. siis nagu jah, lõpuks. aga ma just tahtsin küsida veel nende raamatute ja filmide kohta, sa tegelikult nimetasid siin juba mitmeid, ma saan aru, et vene kirjandusest Dostojevski, niisugused päris rasked teosed, et need on sulle avaldanud mõju ja sinu loomingust ka kuidagi nagu mingil kombel. Ma tahan rihtida sinna krimi juurde, et ma näen, et Mhm. sul on päris palju krimi, et tundub, et see krimi on nagu justkui sinu žanr, et kas ta on siis stsenaariumi vormis või romaani vormis? Krimiga on jah selline huvitav lugu, et ma arvan, et mingid esimesed romaanid, Mina Mortimer ja Enesetapjad ja Sõraline sõber, ma veel tegelikult nii-öelda, ma ise ei teadvustanudki, et keegi alati sureb. et see tundus kuidagi loomulik ja noh, et ikka heasse romaani käib selline armastus ja surm sisse ja kuidas sa siis nagu ilma nendeta kirjutad.
mingi hetk ma hakkasin seda ise siis nii-öelda nagu nägema, et tõesti, et ma peaaegu ei suudagi kirjutada seda surmata lugu, et midagi jääb nagu puudu või noh, millest siis üldse rääkida, kui isegi laipa ei ole või nii-öelda surnukeha. et et ma olen jah, isegi nagu aeg-ajalt ma nagu mõtlen selle üle ja kas mul õnnestub see on nagu väljakutse iseendale üldse midagi sellist, vist paar näidendit, vähemalt üks näidend, Foxtrot on selline, kus siis tõesti, mul ei tule küll meelde, et kuigi seal on juttu matustest aga mul on tõesti mingi sisemine selline häälestatus, et minu jaoks jah, see on kuidagi nagu huvitav ja noh, jällegi, et ütleme, igasugune teos otsib ju mingit tasakaalu nii-öelda hea ja halva vahel ja noh, mis siis ikka halvemat oleks kui surm, et selle peale on lihtne ehitada dramaatilisi lugusid, et selleks, et teha midagi sellist, kus üldse pole nagu halba, et ja teha hästi, et see on ikkagi erakordselt kõrge kunst ja ega seal palju näiteid ei ole. aga ma olen ise suur Krimka fänn ja mulle meeldib krimkades see, et ma tean, et osad krimka fännid on sellised, kes nii-öelda panevad loo pausile või raamatu kõrvale ja siis hakkavad nii-öelda analüüsima, et kes siis tappa sai, eks ole, ja hästi nagu tugevalt mängivad seda detektiivi selle teose nii-öelda vaatamise või lugemise ajal, et ma seda kunagi ei tee. Ma tahan väga seda üllatust, et ma ei taha üldse teada, ma tahan väga, et ma ei teaks kes on mõrvar ja mul tegelikult, kuigi ma vaatan ka selliseid CSI tüüpi sarju, et mulle tegelikult ei meeldi need, et kus me teame või et me jälitame kedagi ja me teame, et tema ongi mõrvar, et mulle palju rohkem meeldib ikkagi see klassikaline Agatha Christie või Conan Doyle, et lõpus saame teada. ja, ja see on minu jaoks ikkagi selline võib-olla noh, nagu ka nagu mõttetreening või ajutreening või midagi sellist nii-öelda ikkagi nii-öelda, et mitte selline nii-öelda enda uinutamine, vaid vastupidi, virgutamine ja nende seoste otsimine, et see mulle tõesti jah, meeldib kuidagi. ühesõnaga müsteeriumid. aga sa jah, ütlesid kohe alguses jah. Kalle Blomqvist ka, nii et ma tegelikult mõtlesin, minu meelest, ma ei tea, kas see on üldistus, aga mulle tundub, et vist Astrid Lindgreni Kalle Blomqvist oligi üks esimesi lastekrimisid eesti keeles kättesaadav, ega vist väga Ma ette, arvan küll, jah. et noh, ma ise mäletan, see teine raamat seal ka, Inimene saab surma, et see oli mulle jah, jah, 7-aastaselt oli niisugune raputus natukene või kuidagi oh,, mis nüüd saab. jah. Milline sa kirjutajana oled? kas sa suudad kirjutada niimoodi ühes jutis või sul on mingisugused rituaalid, mida sa teed ennem, et vaim peale tuleks? või sul on sellised hoogtöö asjad, et sul on tükk aega nagu mitte midagi ja siis kirjutad järsku hästi palju? mina olen selline täielik multitasker. et ma igapäevaelus ka, ma vajan, et mul oleks korraga vähemalt kümme probleemi lahendada, et minu jaoks selline noh, nii-öelda, et ma olen mõelnud selle peale, et kui ma sinna nii-öelda lähen maamajja kirjutama, et mis siis nii-öelda kolmandal päeval saab, et kas ma nagu jooksen nagu uilates paljalt ümber maja ringi, et juhen täiesti koos või igatahes tundub mulle täiesti mitteminulik, et jah, mina kirjutan väga väikeste võib-olla selliste juppide kaupa. ma arvan, võib-olla paari tunni kaupa, aga neid tunde noh, võib sattuda ikkagi nii-öelda igasse päeva, sellist jah, et ma kuidagi võtan mingisuguse kuu aega ja olen kuskil teises linnas ja et see pole üldse nagu minu moodi, et võib-olla kunagi nagu vanemana. ja ma arvan, et kuna ütleme, minu elus jah, on olnud see, et see kirjutamine ja lapsevanemaks olemine on olnud paralleelselt, et siis see võib-olla eriti selle rütmi tekitaski, kuna väikesed lapsed ju teadupoolest magavad päeval ja siis sai niimoodi kogu aeg seda hetke oodatud, et kui ta nüüd magama läheb ja selleks hetkeks siis pandud nii-öelda mingid märksõnad või teatav nagu plaan paika. ja hiljem ei ole õnnestunud seda kuidagi ära murda ka, et aga noh, see võib-olla võimaldabki, et kui, sest ma olen jah, ma olen alati nagu käinud ka tööl. et me ei ole kunagi niimoodi kirjanikuna elanud, et võib-olla siis, kui ma niimoodi ei suudaks, et siis ma ei suudakski. et see on see minu versioon teha ja sellepärast stsenaarium on hästi lihtne, kuna üks lehekülg stsenaariumi on 1 minut ja selle ühe lehekülje jõuab alati ära kirjutada. Sa juba ütlesid ka, et ma just tahtsin küsida, et noh, paljud on, eks ole, kirjanikud, aga veel rohkemad inimesed on kirjanikud ja veel midagi, et kirjanik olemine on paljudele lihtsalt nagu hobi. et kas sul on samamoodi ja ma saan aru, et sul on samamoodi, et mis sa siis teed sel ajal, kui sa kirjanik ei ole? kirjaniku
võib-olla jah, see tänapäeva keerukus ongi see, aga see, ma arvan, on paljude loomevaldkondadega samamoodi, et võib-olla ka maalikunstnikud tegelikult ainult ei maali. Et igapäevatöös töötan TalTechis, olen turunduse kommunikatsiooni osakonna juhataja, teen veebilehti, teen digitaalset analüütikat, üldse selline nagu suur numbrite armastus elus. Võib-olla siis need minu teosed teeb natuke teistsuguseks, et mõnikord ma ise ka mõtlen, et päris keeruline on võib-olla jälgida, et palju neid ajahüppeid ja paralleelseid liine, aga jah, ma kuidagi jah, olen seda tüüpi, et mulle selline ilusti ehitatud, keeruline nagu loomaja meeldibki kõige rohkem endale ka, et selles minu meelest näiteks Agatha Christie on ikkagi üks ületamatuid, et tal enamasti need igasugused nii-öelda liinid jooksevad risti-rästi ja peab hästi palju nagu tähelepanu pühendama sellele teosele, et mitte maha magada, et nüüd juhtus midagi olulist. jah, et ta, vahel ma nagu käin rääkimas isegi sellest, et mul on kaks karjääri, siis vahepeal viskan nalja, et kuna mul on 3 magistrikraadi, et äkki peaks teaduseks ka veel hakkama, et siis oleks 3. karjäär ka veel. aga, aga ma võin öelda, et see päevatöö tohutult aitab tegelikult ikkagi lugudega edasi, kuna ma mõnikord mõnede kirjanike teostest nagu tajun seda, et noh, ütleme, nad ongi kirjanikud, nende tuttavad on kirjanikud, nad elavad kirjaniku elu ja siis kõik tegelased raamatus on ka nagu kirjanike moodi, et tegelikult see elurikkus ja see jälle, ma tulen jälle Agatha juurde tagasi, et ma olen imetlenud seda tema elulugu, kuna esiteks 20. sajand, selle jooksul juhtus kõik, et ta on kirjutanud oma biograafias sellest, et kuidas noh, umbes, et alustas sellest, et olid maanikleidid ja et sa ei võinud oma seda pahkluud näidata, et see oli tohutu nagu frivoolsus, eks ole. ja et ta elas ka selle päevani, kui oli Woodstock ja inimesed paljalt tantsisid mudas. ja kõik see tehnoloogia, et alguses olid hobused ja kaarikud ja siis tulid need esimesed autod ja lõpetati kuul. mhm. Et tohutult huvitav, rikkalik ajajärk, millel elada. pluss siis see tema võib-olla veel see personaalne taust, et kuna ta sündis aristokraatlikku või noh, nii-öelda rikkasse perekonda, neil oli väga suur majapidamine teenijatega, et siis ta erakordselt hästi tegelikult suudab portreteerida neid erinevate ühiskonnakihtide inimesi ja see on nii huvitav lugeda lihtsalt, et ta suudab neid kirjeldada, et kui inimesel ei ole piisavalt võib-olla seda elukogemust või sellist rikkalikku kontaktibaasi, et see teos võib tegelikult natukene selle võrra nagu kõhnemaks jääda. et tasub inimestega suhelda. Sinuga on hea rääkida, sa küsid ise kõik küsimused ära või vastad enne, kui ma küsida jõuan. et ma tegelikult ka oleks jah küsinud, et ma ise mõtlen, et ma ka kirjutan, aga ma ei kujuta ette, et ma oleksin 100% kirjanik, et sa pead ikkagi käima väljas ja kohtuma inimestega ja nägema ja saama aru, et noh, et sa ei jää kinni oma sellesse ühte nägemusse. aga ütle, Birk, miks sinu meelest lugemine on oluline, miks inimene peaks lugema? minu meelest lugemine tegelikult on see võimalus õppida tundma, kuidas teised inimesed mõtlevad. et ükskõik millises muus formaadis, ka filmis, me tegelikult mitte kunagi ei näe teise inimese pähe. ja selleks, et saada aru, kuidas nad, teised inimesed maailma mõtestavad, selleks see raamatute lugemine on tegelikult võrratu võimalus ja mulle reaalelus tundub alati, et need inimesed, kes on vähem lugenud, et neil on rohkem isiklikke konflikte. Nad ei mõista inimesi enda kõrval, neil on väga raske aru saada sellest, et ei ole sellist universaaltõde või et mina ütlesin nii, miks sina ütlesid naa. et raamatud õpetavad meile väga hästi seda, et inimestel ongi erinevat sorti arusaamad elust ja et ei ole mõtet oma energiat alati selle peale raisata, et me peame tingimata ühtemoodi asjadest aru saama, et kui näiteks sedasama raamatut 2 inimest loevad, täitsa kindel, et nad leiavad sealt ka erinevaid asju, et me mõistame rohkem seda inimeste erinevust ja mõtete paljusust läbi selle žanri. meie see intervjuu formaat on selline lühikene, et see hakkab nüüd Mhm. täis saama. kas sul on näiteks noorele alustavale inimesele, kes on kõik asjad veel sahtlisse kirjutanud, anda mingisuguseid häid nippe ja mõeldes eriti sellele, et tegelikult sa oled ju suhteliselt hästi tuntud, auhinnatud, sul on palju teoseid, palju asju. et mis võiksid need sellised esimesed sammud olla, kui keegi mõtleb kirjutamisest, et kas kirjutada, kuidas kirjutada? Mhm. alati kirjutada,
jumala eest mitte karta, et mul aeg-ajalt tuleb huumoriga meelde, kuidas kunagi ma olen vaielnud kirglikult Mihkel Kunnusega, kes siis on kirjanduskriitik ja Kunnus on mulle öelnud, et umbes, et ära kirjuta, sa oled liiga noor, sa ei tea, mida sa kirjutad, kritiseerinud erinevaid teoseid. ja mida aasta edasi, seda tänulikum ma olen, et ma olen just need esimesed teosed ära kirjutanud, sellepärast et ega siis täna enam sellise nii-öelda värskusega ja nii-öelda selle autentsusega ma ei olegi võimeline kirjutama, mulle meeldib mõnikord lugeda enda tõesti neid varasemaid teoseid, Enesetapjad on mu üks isiklikke lemmikuid, võib-olla ka Aleksander ja Bell, ja ma lihtsalt mõtlen, et jumal tänatud, et ma kunagi seda Kunnust kuulda ei võtnud, et ma lihtsalt tegin need asjad ära, jah, võib-olla mõne teosega on niimoodi hiljem, et mõtled, et Sõraline sõber on näiteks selline, et ta on ikka päris raju, aga tolles ajas ta oli õigel kohal ja niimoodi siis kirjutatigi ja muidugi ma enam nii ei kirjutaks, aga jumal tänatud, et ma selle ära tegin. ja jällegi, et see tagasiside, et ma arvan, et see on eestlaste puhul, võib-olla teised rahvused samamoodi, aga et kuidagi, et inimesed tohutult pelgavad seda tagasisidet ja see tagasiside ju sageli ongi kuri, aga sellest ei tohi lasta ennast heidutada, tuleb lihtsalt edasi minna ja noh, väga harva tegelikult ma ütleks, et on niimoodi, et noh, näiteks kui ükskõik kes kuulus kirjanik annab tagasisidet teosele ja ütleb, et talle midagi ei meeldinud, et siis väga harva ma olen kogenud seda, et isegi kaks inimest arvaks sama. Et mitte kellegi nagu ühe inimese tagasisidesse tegelikult ei tohi kinni jääda. Tuleb säilitada nii-öelda see usk enda loomingusse, sest kõik lugejad on erinevad, kõik inimesed mõtlevad erinevad, kõik loevad raamatutest välja täiesti erinevaid asju ja tuleb lihtsalt teha, noh, ega siin muud ei ole. ja ma lisaksin sinu mõtte kinnituseks veel seda, et mul tuli praegu meelde, kuidas Arne Üksküla kunagi rääkis, kuidas ta teatrikooli astus ja siis Panso olla talle öelnud selle lause: noormees, teil on potentsiaali saada sama harilikuks nagu hambahari. nii et ma selles mõttes arvan, et jah, tagasiside võib olla ekslik, aga noh, seda tuleks ikkagi küsida, eks ole, ja saada. ja ega Aitab. muud moodi ei saa kui harjutades. Jah, et ütleme, et see tagasiside jah, et kui lihtsalt öeldakse, et mulle ei meeldinud või et see on halb, et siis ikkagi küsida, mis ei meeldinud, mis on halb, kuidas ma oleksin võinud teistmoodi teha, sest et noh, jällegi sellest ühest lausest, et ei meeldinud, võib igaüks järeldada hoopis teistsuguseid asju, et noh, mõnikord on niimoodi, et ütleme ka, et mul on mingid, sellele Otto raamatule ma sain päris palju tagasisidet ja siis oli mingisuguseid nüansse. ma ei mäleta, et noh, umbes ikkagi ka, et mulle nagu Otto ei meeldi, aga nii peabki olema, ta ei tohigi sulle meeldida, et see ei ole üldse probleem, et kohe, kui ta oleks mingisugune meeldiv nunnu jõuluvanalik vanahärra on ja see ei oleks üldse see teos. et kirjanikuna tegelikult sellist või et kunagi, kui ma Padjaklubi kirjutasin, siis samamoodi, et inimesed, minu meelest selle tõmbemagnet tegelikult olidki need kaks tüdrukut, kes kellelegi ei meeldinud, üks oli Kristina, teine oli Miša. ja see ei olnud see, et see ilus peategelane ja siis kaunis blondiin oleksid nii-öelda inimesi teleka ette toonud, vaid just nimelt need kaks, kes häirisid, kes käisid närvidele, kellest ei saanud aru. et nemad tegelikult olid see liim. et jah, sellist nagu ei tasu karta. ma ei saa ikkagi lõpetada, ma pean küsima, kas sulle meeldib rohkem kirjutada selliseid toredaid tegelasi või ma saan aru, et pigem sellised, mis on nagu liivatera saapas, sellised inimesed või sellised karakterid on nagu huvitavamad, eks ju? ma ei usu üldse sellesse, et keegi oleks noh, nagu see vahukomm on ju, et üleüldse mingi selline inimene on olemas, et ma palju rohkem usun sellesse, et inimeses on kõik omadused kuidagi tasakaalus ja et tegelikult igalühel on see vimka, et ma ei ole ka kohanud selliseid nii-öelda õilsaid või kurje inimesi, et kõik on tegelikult mingil määral segu. ja mulle jah, väga meeldib see, et mõnikord ma isegi mõtlen, mul on isegi see natuke nagu probleem, et iga mõrvar on tegelikult mingis mõttes ka sümpaatne, et ma sellist puhast või põhjuseta kurjust ma nagu jah, isegi kuidagi ei oskagi luua, et ma arvan, et alati on mingid faktorid ja mõnikord mind häirib, kui keegi portreteerib niimoodi, et just hiljuti tegelikult täiesti teine žanr või noh, Ema lõvi film eelmine aasta
ja mind jäi kohutavalt häirima ikkagi see, et seal on tänavalapsed, kurjad tänavalapsed, aga noh, sellist asja ei ole olemas, on ju, keegi ei ole sündinud kurjaks tänavalapseks, seal on tegelikult mingid lood, mis jäid jutustamata, jäid mõtestamata ja noh, minu meelest autorina see tükike hinge tegelikult tuleb igale ühele anda, et kuskil läksid asjad valesti, aga ei ole õigust inimesi sildistada, et nagu kurjad ja head on ju, ja et vaene kannataja ja paha kurjur, et mõlemas neis on see vastaspoolus tegelikult sees olemas. see on ilus mõte, millega lõpetada. suur aitäh sulle, Pirt! aitäh!